Jaan Krossi Rakvere romaani tegevusajaks on aastad 1764–1774. See oli aeg, mil siinne Rakvere linnarahvas oli just teinud viimase katse vabaneda mõisa võimu alt. Peterburi oli jõudnud niinimetatud suur keisrinna kiri, oodati selle tulemusi. Romaani peateljeks ongi linna ja mõisa vastasseis. Et aega, kuhu paigutub Jaan Krossi Rakvere romaani tegevus ja inimesi selles ajas, nende probleeme, nende elu, nende arusaamisi, nende argimuresid, et seda kõike paremini mõista, on autor raamatusse sisse kirjutanud olulisi fakte linna tegelikust ajaloost. Vanade ürikute najal selgub meile Rakvere linna toonane staatus. Mitmeid ürikuid on romaanis kas siis kaudu või lausa otsesõnu tsiteeritud. See kõik on ajalooline tõde. Alustatakse muidugi Lübecki õigusest, mille andis Rakverele Taani kuningas Erik Menved VI aastal 1302. Sama õiguse alusel elas Tallinn juba ligi pool sajandit varem. Rakvere vabadus ja majanduslik heaolu kestis veidi üle 300 aasta. Siis tegi sellele lõpu Rootsi kuningas Gustav II Adolf, kes vajas oma sõjapidamisteks üha rohkem raha ja diplomaatilist abi ühele abimehele, madalmaade saadikule Stockholmis Reinhold von Brederodele, otsustas ta tasuda Rakverega. Üks kinkekiri järgnes teisele ja 1631. aastaks olid nii Rakvere linn, mõis, Varemeis linnus kui ümberkaudsed maad Brederode omad. Privileegid kaotanud linn sellega ei leppinud. Otse kohe algas võitlus iseseisvuse taastamiseks ja kestis see vaheaegadega kuni niinimetatud suure keisrinna kirjani välja. Tegemist oli Rakvere linnarahva palvekirjaga, kus paluti Primo, oma linna privileegide konfirmeerimist. Secundo, vanast ajast linnale kuulunud maade tagasiandmist. Tertio, Tiesenhausenite perekonna kohustamist maksma linnamaade kasutamise eest linnale 29 157 rubla. Quarto, lubada linnal alustada taas oma endist kaubandust Toolse sadama kaudu. Quinto, käskida, et keelataks kõigi mittekodanike kõrtsi pidamine linnas. Secto, käskida, et linnas seataks uuesti sisse postiamet. Septimo, käskida, et kunagine magistraat, mis koosnes 2 pürjermeistrist, 6 raehärrast ja 1 notariusest, endisel jalal jälle sisse seataks ning octo, et linnal lubatakse jälle tarvitada tema ammuaegset pitsatit vapiga, mille peal on täht ja kroon. Seegi on ajalooline tõde. Mida enam aga liigume edasi romaani tegevusajas, see on siis aastates 1764–1774, seda enam hakkab ajaloolisele tõele lisanduma kirjaniku fantaasiat, mis on ju iseenesest hästi loomulik, sest tegemist on ikkagi kirjandusteose ja mitte ajalooraamatuga. Kuidas viis Jaan Kross end Rakvere ajalooga kurssi? Alustas ta loomulikult Rakverest, nagu ise kinnitas. Sai teada, mida leidub linna mineviku kohta siinses muuseumis, käis läbi vanalinna, pani kirja võimalikud romaanid tegevuspaigad. Seejärel istus mõnda aega Tartus Eesti ajalooarhiivis ja uuris seal leiduvaid toimikuid. Uurimistöö oli põhjalik, aga kahjuks ei ole arhiivis säilinud kuigi palju materjali just selle aja kohta, mis kirjaniku huvitas.
Rakverel ju siis oma valitsustega oma arhiivi polnud. Seega tuli kasutada pisut hilisemaid Kreisilinna algusaegade allikaid, kinnistutoimikuid, hingeloendeid, kirikuraamatuid, 1790. aastate linnaplaane ja nii sattusidki romaani tegelasteks üsna mitmed Rakveres hoopis hiljem elanud bürgerid. Nimed ja elualad õiged, eluaeg mitte päris. Kokku said ajalooline tõde ja fantaasia. Mulle kui Rakvere teatri näitlejale meenuvad seda kirjandusteost käes hoides paratamatult kohe sõnad, ma tsiteerin mälu järgi. Ma olen pääsnud, ma olen vaba. Ma olen pääsnud Rakverest, sellest mutiaugust, sellest rotipesast, sellest surmale määratud linnast ja nendest segastest võitlustest selle linna üle ja ümber, milles minul on tulnud nii mitmepalgelist osa mängida. Need sõnad lausub möödunud sajandi 80. aastate alguses siinsamas Rakvere teatri laval Madis Kalmet, kes mängib Jaan Krossi Rakvere romaani peategelast Berend Falki. Nimelt tellis teater Krossi romaani järgi dramatiseeringu Paul-Erik Rummolt, kes sellega suurepäraselt valmis sai ja mille siis Raivo Trass 80. aastate alguses möödunud sajandil Rakvere teatris lavastas. Romaan on romaan. Tal on 2 kaant ja ta on küllalt tihe ja paks lugemismaterjal. Teatritükk kestis natukene üle 2 tunni, 2 vaatust. Seetõttu sai teatritükk endale nimeks Romanss. Rakvere romaan siin kaante vahel ja selle maja kaante vahel kunagi sündinud Rakvere romanss Rakvere teatri näitlejate esituses. Viimaks ometi olen ma vaba. Ma olen vaba ja ma olen pääsnud. Ma olen pääsnud Rakverest, sellest kirbukülast, sellest rotipesast, sellest surmale määratud linnast ja nendest segastest võitlustest tema pärast, milles minul on tulnud nii väga kahepaikseid rolle mängida. Vaba nendest närustest võitlustest selle mutimulla hunniku pärast. Kuulete, Meri? Kuulete, kajakad? Laksuge lained, karjuge kajakad, ma olen vaba! Kui lugeda Krossi romaani, siis juuksekarvad tõusid püsti, et oli olemas paralleel 18. sajandi Rakvere linnaga, mis ei olnud linn, vaid Rakvere mõisa omandus. Ja 80. aastate Eestiga, kus Rakvere linnas elas vähe inimesi, kogu elu ja töö käis ümberringi kolhoosides, sovhoosides, majandites. Rakvere linnas elati, kuid Rakvere linna oli hoolitsematu, räämas. See teater, kus me praegu asume, see on ime, mis on sündinud nüüd. Me kogu aeg võitlesime koos majandusdirektoriga selle eest, et natukenegi hoida seda maja korras. Seda oli äärmiselt raske. Ühelt poolt ka ideoloogiline surve. Teiselt poolt tegelikult üks kaos selle linnaga. Linnas ju asusid sõjaväeosad. Nõuti, käis salajane võitlus, et kõik see asi venestada ja meie siin nüüd Rakvere teatris teeme Eesti asju, Eesti näidendeid, Eesti autoreid. Pandi pahaks, kuid õnneks ka nii, et pead maha ei võetud. Need on need paralleelid, milles me elasime ja mis on kuidagi võrreldav selle 18. sajandiga, kui käib võitlus Rakvere linn,
kellel olid olemas rahvusvahelised lepingud ja õigused linnale. Need tallati maha, neid inimesi peeti loomadeks, mitte kellekski. Kuid ometi nad siin elasid ja võitlesid, nii nagu me oleme igal ajal vastu hakanud, nii palju kui võimalik. Ja mul oli hea kaaslane Paul-Erik Rummo, kes töötas sel ajal Draamateatris dramaturgina, kirjandusala juhatajana ja ta haaras sellest kinni. Et Rakvere romaan žanriliselt muutus Rakvere romansiks. Peatähelepanu ei olnud mitte, mis romanss eeldab mingisuguse armastuse lool, kuigi armastust on seal palju, kuid ta oli hulga suurem ajalooline ülevaade sellest, millega rahvas elas. Me tegime seda äärmiselt suure mõnuga. See kogu see tööprotsess. Mul oli siin noori näitlejaid, kes olid äsja tulnud koolitingist teatrisse. Ja kuna see oligi, seal oli tegelased nii noored kui ka vanad, nii et see oli nagu õnnistus tol ajal, et meil oli trupis nii huvitavaid näitlejaid isiksusi, et me saime need rollid kõik, mis on väga rahvas ju mängib seal kaasa. Rakvere linna rahvas ja need isiksused, kes tol ajal elasid. Et tekkis väga palju paralleele, kaudseid muidugi paralleele sellega, mis on 80. aastate Rakvere ja mis oli 18. sajandi Rakvere. Ka meil 80. aastal oli vahel niisugune tunne, et me oleme üks unustatud ja võimu poolt mõttetu rahvas. Nii nagu oli mõisa poolt too 18. sajandi linnaelanikud. Kross on nii peen autor, et mingid otseseid paralleele ei saagi tema puhul tekkida, kuid need on kaudsemad ja mängulisemad asjad, mida on väga raske sõnades seletada. Võimu ülbus ja uhkus on kõikidel aegadel olemas olnud. Ja kuidas rahvas selle välja kannatab, et see ongi see uurimisala, mis on nii Krossil kui ka siis meil koos Paul-Eerikuga tehtud avastusel. Et Kross leidis üles midagi niisugust ajaloost, päris 100% faktilist tõestust ei ole, kuid seda kaunim on see, et ta räägib sellest, mida inimene ette võtab, kui ta on kaotanud oma identiteedi või ta arvab, et tal see on ikkagi veel olemas, aga ta käitub seda mõistmata. Kui enamikus Jaan Krossi romaanides või siis vähemalt nendes, mida me praegu tänapäeval võime nimetada Krossi ajaloolisteks romaanideks, on esile kerkivaks peategelaseks ennekõike üks nimekas eestimaalane, reeglina jõuline ja kirglik isiksus, kellega koos läbi kelle siis kirjanik romaani käsitletavat teemat, aega lahkab, arutab, vaatleb, nõustub, vaidleb vastu. Siis Rakvere romaanis on olulisi tegelasi mitmeid.
ennekõike muidugi Rakvere linnarahvas, bürgerid, kaupmehed, käsitöölised, sinna juurde kindlasti tolleaegsed haritlased, arst, apteeker, kirikuõpetaja ja vastaspoolena Rakvere mõisaproua von Diesenhausen, tema kodakondsed ja mõisaproua suur vaenlane krahv von Sievers ja omakorda siis tema tutvuskond. Enamasti kõik 18. sajandil elanud ja ühel või teisel moel Rakvere ajalooga seotud. Seevastu mõisa ja linna vahel pendeldav, mõisas ametis olev koduõpetaja Berend Falk on läbinisti kirjaniku fantaasiavili. Romaani tegevus toimub mõisas, paari linnakodaniku kodus, apteegis, kõrtsides, turuplatsil ja kirikus. Et me kirjaniku fantaasia poolt loodud tegelaskujust Berend Falkist rohkem ei räägi, siis jätame välja ka tema käikude ja elusündmustega seotud tegevuspaigad väljaspool Rakveret, Vaivara, Peterburi ja Tallinna. Rakvere mõis kuulus aastast 1669 circa 1,5 sajandit von Diesenhausenitele. Mõisa süda asus praegusel teatrimäel, kus otsaga Vallimäe poole seisis barokne häärber, ehitatud juba Rootsi ajal 1670. Romaanis leiduv mõisahoone kirjeldus kõlab nõnda. Häärber, ühekorruseline valge härraste maja, aga hiiglakõrge katusega ja 3 fassaadile avaneva viiluga, keskmisel aknaid 3 korruse võrra lisaks. Samas Häärberi lähedal seisid kellatorn ja kõrvalhooned. Kross on pea kõik majapidamishooned paigutanud pargi taha põhja-kirde suunda. Tegelikult päris nii see polnud. Näiteks Vilja-ait oli üsna Häärberi lähedal ja sepikoda asus hoopis Vallimäe taga. Vanas Vilja-aidas on tänapäeval Rakvere teatri väikese saali baar. Sepikoda lammutati 1939. aastal. Parasjagu Rakvere romaani tegevusajal oli mõisaomanikuks Gertrude Wilhelmine von Diesenhausen. Tema abikaasa Jakob Johann oli Rootsi armee kindralmajori poeg, kes läks ka ise noorena sõtta ja langes Poltava lahingus 1709. aastal venelaste kätte vangi. Oli vangis 7 aastat, pärast vabanemist astus Vene keisri teenistusse. Läinud ülemleitnandina erru tuli ta tagasi Rakverre oma isalt päritud mõisa pidama ja abiellus 1723. aastal siin Rakvere kolmainuk kirikus Riisipere mõisapreili Gertrude Wilhelmine von Bistramiga. Nende laulatuse mälestusena on kirikus altaril tänini 2 küünlajalga. Gertrude Wilhelmine tõi ilmale 12 last. Neist oli Rakvere romaani aastail elus vaid 5. Mõisaharra Jakob Johann suri 1749. aastal, 2 pojast vanem päris Porkuni ja Põdrangu, noorem Jakob Johann junior sai endale Rakvere. Seda aga alles pärast ema surma. Ema Gertrude elas tolle aja kohta päris kõrge eani ja suri 76 aastasena. Mõis oli selleks ajaks tema valduses olnud 23 aastat. Diesenhausenite tegemistest leidub ajalooarhiivis nii mõnigi teade, seda peamiselt kohtutoimikutes. Üks neist on Tõrma küla talupoja Sooserva Peebu lugu. Mõisahärra Jakob Johann oli enne oma surma andnud Peebule priikirja. Põhjuseks asjaolu, et Peepu süüdistati alusetult ja karistati karmilt mõisa kupja tapmise pärast. Peep oli aga süüta. Rängad peksmised ja piinamised olid aga mehel mõistuse segi löönud ja 20 aastat hiljem tunnistab tema end Tartu vangimajas kupja tapmises süüdi. Lugu pole romaani sündmustikuga üldse mitte seotud. Ent kuna kirjanik selle arhiivis avastas, siis kasutas ta sellega ära ikkagi ju raasuke ajaloolist tõde.
Pealegi pakub lugu hea pildi mõisa ja talurahva omavahelistest suhetest. Ajalooline tõde on, et Rakvere mõis oli nii varem kui ka proua Gertrude ajal heal järjel, suur ja jõukas, Virumaa kõige suurem mõis nii territooriumilt kui hingede arvult. Talle kuulus 8 küla, nende seas vana ja endiselt rahvarohke, arvata 39 taluga Tõrma, Rakvere linn peale selle, mõisal oli mitu veskit ja terve rida kõrtse, neist 2 linnas Pika tänava ääres, 3 Tammikus. Suure mõisa juhtimiseks pidi mõisa proua Gertrude von Diesenhausen olema ja kindlasti ta oligi väga võimekas ja toimekas naisterahvas. Kas ta nüüd loomu poolest just nõnda kiuslik ja võimuahne oli, nagu romaanist paistab, kes seda teab? Kirjaniku tahtel on ta raamatus pahuksis isegi oma poja Jakob Johann juniori perega. Võib-olla tõesti. Minu põlise mõisa aladel Virumaal, Rakvere mõisa aladel, mille mu mehe esivanemad 100 aastat tagasi ostsid Brederode pärijatelt, kes selle omakorda oli saanud kingituseks kelleltki muult kui kuningas Gustav Adolfilt, maksku see nimi praegu veel midagi või mitte, selle mõisa aladel, mille täielikku kuuluvust meile Diesenhausenitele on kõige armulikumal moel kinnitanud ka praegune ülemvõit Vene keisrikoda. Selle mõisa aladel minu vaieldamatutes valdustes on ennast ajapikku sisse seadnud terve rotipesakond, küll saksa, küll isegi matsisoost asjamehi, kes lõbustavad ennast sellega, et nad oma majakakatseid ja armetuid peenramaid nimetavad mõnikord isegi mitte alevikuks, vaid linnaks, Rakvere linnaks, sest kunagi noaelsel ajal olevat selle koha peal mingi linn seisnud, millest küll nüüd enam tuhahunnikutki järel ei ole. No aga nende endi meelest on nende osmikud linn ja nemad ise minu matsisoost pärisorjad, niisiis vabad linnakodanikud. Mis aga on kindel ja ühtlasi ajalooliselt tõene, on Gertrude von Diesenhauseni pidev kemplemine tolleaegsete kroonuvõimudega. Üheks selle põhjuseks oli terve sõjaväe osa ja nimelt Keksholmi polgu paigutamine Rakvere linna. Terve polgu majutamine on paratamatult väga suur probleem. Endast mõistetavalt tuli ohvitserid majutada mõisamajja, mis mõisaprouale endale mitte sugugi ei meeldinud. Enamik reamehi aga pidi omale elamiskoha leidma Rakvere linnas. Nõnda, et linnamajad ja ubrikud olid kubinal soldateid ja tallid ning hoovid hobuseid ja vankreid täis. Mõisaproua leidis siia muidugi lahenduse. Ta nimelt paigutas reamehed polgu isikkoosseisu suuresti elama oma vihavaenlaste majadesse. See selgub otseselt kindralkubernerile saadetud kirjast, kus on siis vajaminevad pürgerid ja nende kodud ning aadressid kenasti üles loetud ja kirjas. Mõisaproua peamiseks vaenlaseks ei ole romaanis siiski ei tema oma poeg, ei Rakvere linnarahvas ega ka mitte keiserlik kroonuvõim, ei. Selleks on hoopis riigikrahv Karl von Sievers. Kuidas oli see Peterburis elanud ja Ida-Virus Vaivara mõisa omanud aadlik seotud Rakvere ning Gertrude von Diesenhauseniga? Tegelikult vägagi olulisel moel. Ja just see seos sai ajendiks, miks asus Jaan Kross Rakvere romaani üldse kirjutama. Kirjaniku enda sõnul sattus ta lugema ühte trükisõnas ilmunud 18. sajandist pärit kirja, mille autoriks oli keegi anonüümseks jäänud prantsuse härra. Ja sellest kirjast selgus, et see härra olla oma reisil Peterburist Tallinna peatunud Rakvere mõisas ning siin rääkinud mõisaproua talle intrigeeriva loo. Nimelt olnud keegi haljale oksale jõudnud riigikrahv S, noorena Rakvere mõisa talupoeg olnud ja teeninud mõnda aega mõisas
toapoisina. Siis aga põõnenud Peterburi ja sokutanud end seal teenistusse keisrinna Jelisaveta õue juurde. Autori sõnutsi esialgu anti talle madal köögiamet, aga tal oli meeldiv välimus ja eemaltki oli näha, missugune jõumees ta oli. Nii et vähehaaval hakkas tema ametis tõusma esmalt õuelakeiks, siis keiserlikuks lauateenriks, siis ülemlakeiks, siis kammerjunkruks, siis kammerhärraks ja viimaks õuemarssaliks. Lahke ja mestemaias keisrinna Jelisaveta hankis oma favoriidile kerge vaevaga aadlitiitli, loomulikult ka nime von Sievers. Ja kui Jaan Kross teema kallale asus ning Rakvere muuseumis käis, siis arvas ta, et S-tähega Graafi mõis võiks asuda kusagil Rakvere ümbruskonnas. Siinkandis aga sellist ei olnud. Küll aga leidus selline mõis Ida-Virus. Olgu nüüd Karl von Sieversi favoriidi staatuse ja nime ning tiitliga, kuidas iganes on, aga see, et talle kunagi kuulus Vaivara mõis, saksa keeli Sievershof, see on ajalooline tõde. Romaanis von Sievers ise Rakverre ei ilmu, küll aga on tal siinse linnarahva seas, vähemasti mõisaproua teades, oma käsi ja lähisugulased. Ja just nemad tegutsevad nüüd muidugi Sieversi rahalisel toel igat viisi mõisaproua vastu, soovides linnale tema kunagisi õigusi tagasi saada. Kuulake. Need sinatsed ise hakanud linnakodanikud on parajasti jälle pead tõstnud. Nende vaimne seisund on jälle halvemaks pööranud ja 3 tükki neist, kõik minu vaieldamatud pärisorjad, on soperdanud minu peale kaebekirja maakohtusse. Nad on nimelt kuulda saanud, et mina kavatsen oma mõisaaladel haritud põllumaid laiendada ja selleks nende osmikud, nemad nimetavad neid majadeks, maa lammutada ja neilt nende krundid nii-öelda ära võtta ja seega eriti julmalt ahistada nende Lübecki õiguse järgi vabade linnakodanike õigusi. Kusjuures juba nende isad ja isaisad olevat ainult Brederodede ja Tiesenhausente väga jõhkra peale sundimise tõttu ja väga ajutiselt Rakvere mõisa orjanud, mida aga nemad enam endiga ei tahtvat sündida lasta ja nii edasi ühtekokku kõik üks alusetu kuritegelik sonimine. Linlastest on romaanis olulisemateks tegelasteks kõrtsmik Rosenmark, kingsepp Simson ning apteeker Riemann. Neist 2 esimest paneb kirjanik esindama Eesti kogukonda. Riemann on sakslane, kõiki 3 peab aga mõisaproua Gertrude von Sieversi käsilasteks. Kaupmees ja kõrtsmik Johann Andreas Rosenmark oli tõepoolest Rakveres olemas ja elas siin ka romaani tegevusajal. Eestlane ta aga polnud. Sündis 1730. aastal Soomes Saima järve kaldal asuvas Vilmanstrandis, nüüdses Lappenrandas. Ilmselt oli tegemist pärast Põhjasõda Venemaale jäänud Rootsi ohvitseri perekonnaga. Igatahes Johann Andrease vanaisa oli mereväe kapten. Rakverre ilmus noor Rosenmark kusagil 1760. aasta paiku, ostis endale 1763. aastal kinnistu Pikk tänav number 5 ja maksis selle eest 900 rubla. Abiellus 1775. aastal, kuid mitte Simsoni maadega, nagu seisab romaanis, vaid Anna-Margareeta Stammiga, kes tõi 10 aasta jooksul ilmale 7 last ja suri noorena. Enamus lapsi suri, 2 poega saadeti Peterburi ohvitseriks õppima. Ettevõtlikust Johann Andreas Rosenmarkist sai Rakveres tuntud ja jõukas kaubahärra. Ta soetas endale 7 kinnistut, ehitas mitu maja, pidas kõrtse ja poodi. Kõige suurem Rosenmarki maja seisis pika ja parkali tollal Põrgu tänava nurgal. See avar mantelkorstnaga kõrtsihoone aga põles ära 1895. aastal ja nüüd seisab samal kohal Kaitseliidu maja, ehitatud 1908. 1769 aastal plaanis Rosenmark ehitada Vallimäele tuuleveski. See jäi aga mõisa vastuseisu tõttu tegemata. Nii et vara ja raha oli mehel laialt käes. Samas tundub, et just kuigi lugupeetud see rikas kõrtsmik linnarahva seas polnud.
alailma oli temaga pahandusi, juba ehitas ta oma maja keset teed, mida mööda käis linnarahvas ojast vett toomas, juba müüs oma kõrtsis seadusevastaselt mitmesugust talurahva kaupa. Tema ebapopulaarsusest annab tunnistust ka fakt, et mitte kordagi ei valitud teda magistraadi ega Fogti-kohtu liikmeks ja vaid haruharva kutsuti ta mõnda peresse vastsündinu ristiisaks. Pärast Rosenmarki surma ehitas eestlasest mölder Jakob Strandmann samale kohale oma kivituuliku, mille kere siiani Vallimäel püsti seisab. Päris romaani lõpus saame me lugeda veel ühest Rosenmarki pahateost ja see on juba tõepoolest suisa vääritu lugu. Nimelt tegeles too tähtis kaubahärra omamoodi orjakaubandusega. Muidugi, päris orjiste talupoegade ostmine ja müümine oli tol ajal veel ju üsna laialt levinud. Sellega tegelesid peamiselt mõisnikud, aga ka jõukamad linnakodanikud ja koguni ka haritlased. Enne kuulmatu ja isegi juba tollal vägagi taunitav oli aga talupoegadega hangeldamine, nende ostmine ja siis suure vahelt kasuga edasi müümine. Aga just sel moel Rosenmark oma äri ajaski. Andres Rosenmark suri Rakveres 1797. aasta suvel 66-aastasena. Rosenmarki peamiseks sõbra ja abimeheks on romaanis Eesti soost circa 60-aastane kingsepp Adam Simson. Selle meistrimehe kohta pole ajalooürikutest mitte midagi teada. Rakveres oli tõepoolest 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi alguses kingsepp Simson, pärit Rapla kihelkonnaks ja eesnimedeks Karl Anton. Kirjanik teeb temast Adami poja, kes saabub romaani lõpus koju Selli rännakutelt Saksamaalt. Maja ehitas Karl Anton Simson Laia tänava Karjatee lõunaotsa 1776. aastal ja ta elas seal oma suure perega kõrge eani, suri alles 1822. aastal enam kui 80-aastasena. Kunagisel Simsoni krundil seisab tänapäeval hoopis uuem mansardkorrusega puumaja, kus sees krediidipank ja hotell. Seega vähemalt üks kingsepp Simson oli romaani tegevuse ajal linnas tõesti olemas. Võib-olla eestlanegi. Samas on täiesti välja mõeldud Simsonite pereliikmed. Nii kingsepa emand Helene kui tütar Made ülimalt tarvilikud on nad aga romaani Žužee jaoks. Just nemad kui von Sieversi lähisugulased, Helene lausa krahvi õde ja Made siis muidugi õetütar, panevadki jõuka aadlimehe Rakvere linna heaks kukrut kergendama. No aga nii te võite ju arvata, et ma tulin praegu endale teilt paremat saatust välja kauplema. Mina ei arva, Maade, sinust mitte midagi paha. Ja kes ütleb, et meil ei ole sinuga kahe peale üks ja seesama saatus? Eks ole ju? Mingi tähendus peab ju ometi sellel olema, et ma Tallinna sünnikodust kauge Saksamaa ja Liivimaa kaudu nüüd korraga siia Rakveresse sattusin, kus mul nagu mingit asja pole. Rääkige veel. Jah. Vahest üks kõige huvitavam kuju Rakvere romaanis on apteeker Riimann. Tema on nüüd juba kindlasti ajalooline isik. Meditsiinidoktor Hermann Johann Gottlieb Riimann tegutses Rakveres apteekrina üle 30 aasta, täpsemalt aastatel 1735 kuni 1767. Haritud mehena ja bürgerite juhina oli just apteeker Riimann see mees, kes aitas koostada Rakvere linnarahva palvekirju võimudele ja hoolitses ka nende kätteviimise eest.
Suursaavutuseks oli muidugi 1763. aasta palvekirja kokkuseadmine ja selle Peterburi viimine ning otse keisrinnale üleandmine. Enne aga, kui apteekri härra laskis ühel Tallinna advokaadil palvekirja teksti viisipäraselt kirja panna ja end siis pikale reisile asutas, juhtus tema kodus üks imelik lugu. Nimelt murti sisse apteeki keldrisse ja püüti seal plahvatust korraldada, mis aga ei õnnestunud. See on ajalooline tõde. Kui Jaan Kross selle fakti arhiivis avastas, meenus talle Rakvere muuseumi ekspositsioonis nähtud hiigelsuur kiviuhmer, mis leitud vana apteegi keldrist. Ja nõnda siis jutustabki herr Riimann meile romaanis loo sellest, kuidas röövlid ja sissemurdjad apteegi vanasse uhmrisse paigutasid arvatava püssirohu laengu ja püüdsid seda siis põlema süüdata. Tänage jumalalt, mehed, ütlesin mina, et ei plahvatanud, sest kui see oleks olnud püssirohi, mida nemad muide siit samast Rosenmargi kõrtsist jahimeeste käest ostsid, siis ei oleks mitte põrandasse paras läbipugemise auk tekkinud, vaid kogu apteekist koos minu ja minu abilise Schluteriga oleks üks ainus suur auk järele jäänud. Ja see kaelakohtulik töö oleks teile natukene liiga kalliks no see ei olnud siis see püssirohi. No siis mina siin teiega ei räägiks. 7 naela. Aga need koerad, jahimehed, olid müünud nendele koertele, õhku laskjatele 7 naela naeriseemneid. Julge apteekri isand end hirmutada ei lasknud ja sõitis ikka küll mõni päev hiljem Peterburi ning viis palvekirja ära. Tema niigi kehvad suhted mõisaprouaga olid siit peale muidugi läbi. Edaspidi kartis proua senisest veelgi enam, et apteeker võib soovida teda mürgitada ja tema inimene, kes saadeti apteeki, pidi alati kindlalt apteekri kõrval seisma ja hoolega rohu valmistamist jälgima. Romaanis kujutatakse Riimanni omamoodi veidriku vanapoisina, kelle seltsiliseks oli vaid kakatuu. Tegelik Riimann oli abielus ja vähemalt ühe tütre isa. Berend Falki arvates oli ta, autori sõnutsi, veidravõitu vanamees, kes natuke kehkam, pisut lobamokk, aga palju näinud huvitavate lugudega ja veiklevate mõistaandmistega mees. Riimanni apteek asus Pikktänav 14, tänavast eemal seisvas Paekivi majas, mis on küll veidi algsest suuremana alles tänini. Samas tegutses apteek juba ka Rootsi ajal, 17. sajandil, ja ka siis oli tollane apteeker nimega Salomon Kämmerer linna üks tähtsamaid mehi, nimelt kohtuvanem. Veelgi olulisem oli siinse apteekri Nikolai Tehio roll linnaelus. Tema valiti 1883. aastal Rakvere linnapeaks ja ta pidas seda ametit ligi 10 aastat. Riimanni kõrval on romaani tegelaseks veel teinegi apteeker ja see on tema abiline Schlüter. Temagi on ajalooline isik. Samuel Ernst Schlüter oli madalama astme arst ehk kirurgius. Kui Riimann Rakverest 1767. aastal lahkus, ostis Schlüter tema apteegi ära, ent pidas seda vaid 3 aastat. Läks seejärel arstina kroonuteenistusse ning temast sai Haapsalu sõjaväearst. Muidugi ei saa 18. sajandi linnaelu kujutada ilma kiriku ja kirikuõpetajata. Ajalooline tõde on see, et Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Gustav Adolf Borge oli siin ametis üle 40 aasta, 1748 kuni 1790. Romaani tegevuse ajal oli ta 40. eluaastais, on aga kujutatud päris eakana, keda Berend Falk kutsub vahel vanaks harakaks. Mida see kauaaegne kirikhärra endast inimesena kujutas, seda me ju ei tea. Oma kiriku ja koguduse heaks tegi ta aga ära päris palju ja ilmselgelt aeti suur osa asju korda just mõisa rahalisel toel. Nii on loomulik, et pastor oli mõisaga heas läbisaamises. Põhjasõjas põlenud kiriku interjöör taastati enne Borget. Kantsli kõlakatuse serva kaunistab kuldkirjas tekst. Aastal 1730 on härra parun ja maanõunik Jakob Johann von Wiesenhausen lasknud selle kiriku uuesti repareerida
ja omal kulul täiesti uutena üles seada kantsli ja altari. Nii altari kui kantsli tegi Tallinna tuntud puunikerdusmeister Johann Valentin Raabe, kusjuures kantsli tugisambaid kaunistavad evangelistide kujud pärinevad veel Rootsi ajast. Need tegi samuti Tallinna puunikerdaja Elert Thiele. Mõisaäärra kingitusena ripub torni eeskoja laes tänapäevani 6-haaraline laelühter. Kiriku uus tornikiiver valmis 1755. aastal. Selle vorm oli barokne, allosas kuppel, selle lahtine kolonettidega ümarrõdu, mis kandis kiivri ahenevat ülaosa. Kiivri tippu paigutati muna ja tuulelipuna pöörlev pronkskukk. Nii sai kirikuhoone kenasti korda. Raske õnnetus tabas aga Borget ja tema peret 1772. aastal, mil hävis tules pastoraadi hoone koos pastori vara ja kiriku arhiiviga. Järgmisel aastal ehitati samale kohale uus pastoraat, nii et murret ja vaeva oli õpetaja Borgel üksjagu. Kas ta linnarahva seas nii ebapopulaarne oli, nagu romaanis paistab, on küsitav. Võib siiski arvata, et 18. sajandi kirikuõpetajal oli oma koguduses enam poolehoidjaid. Muidugi mõista annavad kirjaniku poolt kujutatud sündmused, mis seotud kiriku ja vanaks, harakaks tituleeritud õpetajaga, romaanile omajagu mahlakust juurde. Olgu see või mõisaproua aluspükste üles riputamine kirikutorni tippu pronkskuke nokka. Päris romaani alguses saab üheks tegevuspaigaks linna toonane turuplats. Seal antakse peksunuhtlust 4 Rakvere mehele, kes on mõisale vastu hakanud ja kuulutanud, et nemad on üle pea vabad Rakvere linna kodanikud ja jäetagu neid edaspidi mõisatööga rahule. Peksa saanute seas on ka Kingsepp Simson. Eestimaa maakohtu otsusel saabusid Rakvere karistussalgad ning isehakanud mässulistele linnakodanikele anti nende isehakanud linna turuplatsil õpetuseks kõikidele, kellele see võiks kasuks tulla, avalikult peksunuhtlust. Mis mind õieti sinna ajas? Higi-inimlik uudisimu tunnetusjanu, mis paistab eriti nooruse siialgi küll ei saa. Või kiskus mind sinna tagasi kurjategija kuriteopaigale, sest olin mina teatud mõttes nende meeste peksmises süüdlane. Kirjanik on turuplatsi paigutanud praeguse linna keskväljaku kohale, kus hakati turgu pidama tegelikult alles 1906. aastal. Romaani tegevuse ajal oli turg muidugi vanalinnas Pikal tänaval ja arvatavasti praeguse maja number 32 kohal. Sealt kolis turg 1784. aastal üle kiriku kõrvale endisse kirikaeda, kus vaid 11 aasta eest oli lõpetatud kadunukeste matmine. Romaanis leidub juba tutvustatud tegelaste kõrval veel arvukalt teisigi. Olgu need siis aadlikud, tuntud Vene väejuht Graf Vermoor ja mõisaproua poeg Jakob Johann von Diesenhausen junior või ka linnakaupmehed ja käsitöölised. Oma nime poolest on kõik need tõepoolest rakverelased, see on ajalooline tõde, ent enamus neist elas siin hiljem. Romaaniaegsed on vaid Vaimarimaalt pärit seppmeister Johann Nikolaus Töpfer, kelle kirjanik taandas millegipärast selliseisusse. Tema sepipaja kohal Põrgu Parkali tänava ääres on nüüd aktsiaselts Pihlaka kondiitritööstus ja kohvik. Rätsep Peeter Georg muuseus, majaomanik Karjatee ääres, kus tänapäeval seisab Rakvere kohtumaja ning pagar Johann Joachim Brechel.
Viimane pidas hiljemalt 1769. aastal Pikal tänaval majas number 30 pagariäri. Tema ajast peale on samas paigas enam kui 150 aastat leibasaia küpsetatud ja siin 1900. aastal ehitatud ning tänini säilinud telliskivimajas sündis ka kuulsa Nikolai Kultase esimene kohvipood. Omapärane tegelane on romaanis klaassepp Daniel Krudop. Kui enamus Rakvere käsitöölisi on kujutatud üsnagi positiivses võtmes, igal ühel omad väiksemad vead ja veidrused küljes, siis Krudopist on saanud küll lausa eemale tõukav mehike, mõisa nuhk linnas. Te mõistate väga hästi, millest ma räägin ja asi on naljast kaugel. Näete, millega nad nüüd on hakkama saanud. Vaese klaassepp Krudopi akna sisse visanud. Kes seda nüüd uuesti klaasima peab, kui klaassepp ise on närvišoki äärel. Aga tuul puhub ju sisse. Milline madalus valitseb küll selle haisva rotipesa elanike keskel. Ei mingit lugupidamist või omasuguse vastu, kes niisamuti peab ise enda kätega endale leiba teenima. Teda iseloomustab apteeker Riimann kui tuima näoga kõigist mööda vahtivat poolkurti meest, kes aga võis aeg-ajalt olla lausa imeväärt terava kõrvaga. Romaanist saame lugeda, kuidas vana Krudop tõttab põlema süüdatud mõisakõrtsist vara päästma ja kuidas linnarahvas teda hoone ligi ei lase. Mõisaproua ütlust mööda tõugatud truuhing Krudop hoopis nõgese põõsasse pikali ja virutatud talle koguni pootshaagiga pähe. Tegelikult Rakveres elanud ja tegutsenud klaassepp Krudopist on teada väga vähe. Teame vaid, et tema klaasitöökoda asus praegusel Rohuaia tänaval Soolikaoja ääres, kus nüüd on parkimisplats, et tema töö jätkajaks sai 1760. aastal sündinud poeg Heinrich Johann ja seda, et meister ise suri aastal 1776. Ei oska arvata, miks kirjanik just selle klaassepa linnarahva vihavaenlaseks ja äraandjaks valis. Mõisaproua usaldusalune tohter Götze tuli Rakverre ja omandas siin 1775. aastal kinnistu Pikk tänav number 3. Tema maja kohal on praegu Katariina restoran ja külaliste maja. Tisler Sonneborn, kes romaanis tegi Rosenmarkile ja maadele pulmadeks abieluvoodi, niisama Tõlasepp Liib, kes meisterdas samaks puhuks helekollaseks värvitud kirikusse sõidukaariku, millel poolel teel kirikusse siiski ratas alt ära tuli, asusid Rakverre 1780. aastal. Niisama ka Tartust pärit Parkal Röhleder, kelle juures käis Berend Falk malet mängimas, ning Narvast tulnud kaupmees ja kõrtsipidaja Knaak. Knaak oli romaanis see julge mees, kes Berend Falkile oma kõrtsi Saksakambris enne Rakverest lahkumist öömaja andis. Rakverele 1760. aastate võitlemised täit vabadust ei toonud. Linn jäi endiselt mõisa omaks, kuid linnarahvas sai selle tulemusena oma Fogdi kohtu, romaanis mõni aeg varem, tegelikult 1769. aastal. Esimeseks Fogdi kohtunikuks pandi endine postmeister Johann Martin Jaan, romaanis on eesnimeks Gustav. Jaan pidas ametit 6 aastat, kuni apteeker Karl Magnus Talquist selle temalt 1775. aastal üle võttis. Mõisavastase võitluse hoopis olulisem tulemus on aga see, et väike Rakvere oli endast tsaarivõimudele teada andnud, oma kauaaegset iseseisvust ja varasemat jõukust dokumentidega tõestanud. Ja kui siis 1783. aastal keisrinna Katariina II ajal rakendati Eestis Venemaal juba varem toimiv seadus kubermangude haldamise kohta ja Tallinna kubermang jagati 5 kreisiks, siis kuulutati Rakvere kreisilinnaks. Varsti pärast seda osteti ta mõisalt ära ja nii saadi taas vabaks. Visade ning kangete rakverelaste võitlemised ja protsessimised olid vilja kandnud. Rakvere hakkas kiiresti kasvama, tekkisid uued linnajaod, elanike arv, mis 18. sajandi lõpus oli vaid 500-600 vahel, kasvas 19. sajandi lõpuks ligi 6000-ni. Rakverest sai hariduse ja kultuurielu keskus.
alates 1870. aastast ka raudteelinn. tänu Jaan Krossile saab sellesama raamatu Rakvere romaani tänanegi lugeja teada üsnagi palju Rakvere linnarahva keerulisest ja okkalisest teest oma vabaduse poole. tänu Jaan Krossile on Rakvere linnal, meie linnal oma romaan. tänu Paul-Eerik Rummole, Raivo Trassile, tänu toonastele Rakvere teatri näitlejatele sündis siinsamas Teatrimäel Rakvere teatri laval Rakvere romanss. romaan ja romanss. Neid ju teistel Eestimaa linnadel pole. on serenaad, on ballaad, on marss ja on koguni valss. Aga romaan ja romanss, need on ainult Rakverel.